oli selline kujutletavus, et sa istudki, sulle antakse ainult lugeda, kirjuta oma kodutöö ära ja ongi kõik, ja õnneks on see 180 kraadi teistmoodi. Pead õppejõuga dialoogi ja toid nagu näiteid, et oli see ükstapuha, mis sektorit seda toodud. Tänapäevane õppekogemus. Ma olin juhina juba töötanud mõned aastad ja praktilisi kogemusi saanud, aga see teoreetiline pool tundus selline vajaka, ehk siis see Tartu Ülikooli strateegiline juhtimine tundus sellel hetkel katvad kõik need teemad, mida ma soovin teada saada. Kindlasti sai ka Tartu ja strateegiline juhtimine valitud, sest see õpingute aeg võimaldab sul täpselt samamoodi tööd jätkata, et üldiselt siis ju õppepäevad on reedest pühapäevani, ehk see on niisugune mõnus nädalavahetus, et ta väga arvestab ikkagi juhi töötamisega. Ma arvan, iga organisatsioon võidab sellest kokkuvõttes, kelle inimene see läbib selle õppekava. Minul on tegelikult selline juhus ja õnn ühel ajal. Mingi hetk sa pead aru saama, kui sa lähed nagu projektijuhist juba juhiks, et sa pead juhtima inimesi, sa pead aru saama oma klientidest ja nagu üldse sellisest nagu suuremast pildist, et seda, ma arvan, meile inseneridena täna nagu ei õpetate. Oma nagu sektori mullist tulid nagu välja ja kuulasid teisi sektoreid, siis sa saad aru, kuidas need ka toimivad, et sellest oli kindlasti silmaringi avaldavalt hästi palju abi. Selles mõttes õppekava on ju niivõrd universaalne. See kõik on nagu sünergias seal ruumis, et kus sa oled, et kõik need valdkonna esindajad räägivad oma kogemusi, õppejõud räägib seda oma vaatest. Personalijuhtimises oli kodutöö ja me pidime seda ettevõttes nagu läbi viima. Me viisime seda töö juures laivis läbi ja tegime samal ajal kodutööd, et tegelikult nagu 2 ühes, et sa said nagu praktiseerida ja teooriat nagu ühel ajal. Et see on ju tegelikult ka investeerimine ju enda inimestesse ja silmad. See on küll imelik, et sa mõtled, lähed ülikooli, et saad puhkust, et ma poleks siiani arvanud, et keegi seda suudab nagu ühte lausesse panna.